hommikust. Tegin hommikul väikse selle postituse ka, ma selle tere hommikus postituse kirjutasin seal juba natukene reaktsioonidest. Aga kuidagi ma tahaks sellest nagu veel rääkida isegi. Ja siis ma mõtlesin, et ma teeks väikse video. Hommikul kohe. Näen välja nagu ma näen, vahet ei ole. Panen väikse taustaka ka. Autumn vibe mix. Väga huvitav olla. Ja reklaam. Okei. Siis on reklaam. Nii. Klõps. Tundub okei. Reaktsioonid. Hommik algas siis sellega, et läksin tegin endale kohvi. Nagu ikka. Ja tuppa jalutades siis mu käsi kuidagi tegi mingi asja seal kohvitassi külles. Ja kohvi loksus üle ääre. Ja minu reaktsioon oli reaalselt selline. Okei. Ja siis keerasin otsad ringi, läksin kööki tagasi, mõtlesin rätiku, mis rätiku selle majapidaduspaberi ja et põrandad puhtaks teha, on ju. Ja siis, kui ma hakkasin põrandat puhtaks tegema, siis lõi pähe see, et nüüd ma näen, kui palju mul on, kui väga mul on vaja põrandat pesta veel. Oli vaja küll, ütleme nii. Ja siis seda tehes siis hakkasid mul peas käima. Tähendab, lõi pähe veel selline mõte, et mida sa karjud seal? Et kuidas minu reaktsioonid mingisugusele asjale tegelikult kanduvad edasi lastele. Et see, et ma suutsin praegult sellises olukorras lihtsalt neutraalselt, täiesti neutraalselt, kohvi loksub täiega üle ääre, mul on okei. Ja kööki tagasi, on ju. Nii paljud inimesed reageerivad sellele umbes, kurat, mingi siukene ving läheb kohe lahti, et issand jumal, nüüd juhtus midagi. Nagu mingi maailma lõpp oleks käes enam-vähem. Kohvi loksus üle ääre. Või mis iganes asi on ju. Nagu mingi hull katastroofa oleks käes. Suur enamus ajast, kui meil on lapsed, siis mis iganes sul juhtub, on lapsed ligi. Nad näevad seda reaktsiooni. Ja ma olen juba enne maininud seda, et lapsed ei suuda aduda, et see, et sa reageerisid praegu nüüd siin sellele ühele asjale niimoodi. Et sa ei pruugi üldse mitte mingi muu moeg, mitte kuskil mujal samamoodi reageerida, on ju. Nemad ei näe seda. Nende jaoks see sinu 1 sekundi see reaktsioon ühele asjale automaatselt laieneb kõigele. Ja nad võtavad seda niimoodi. Ahah. Järelikult nii peabki reageerima, kui midagi juhtub. Järelikult see on jumalast okei. Järelikult juhtuski midagi hirmsat. Võib-olla siis hea näide siia tuua. Minu 13-aastane poeg. Ja eile ma jõudsin koju ja tõin väikest sukest Halloweeni kraami. Et minule väga meeldib see oktoober selle Halloweeni pärast. Pange mind seina äärde, mida iganes, mulle meeldib ja ja nii ongi. Ühesõnaga ostsin siis mingisugust Halloweeni kraami, mida panna, ja ostsin ühesuguse suure karvase ämbliku. Ja mu poeg oli just siis kodus, kui ma seda nagu lahti harutasin sellest puntrast. Ja siis ma mõtlesin, ma ütlen talle, et sa kujutad ette, ma praegu toian käes seda asja. Seda ämblikut. Et kunagi
ma ei oleks suutnud ühes toaski olla selle mänguämblikuga, sest mul oli meeletu foobia. Nagu meeletu foobia. See oli nii jõhker, et reaalselt, kui ukse piida peal on ämblik, mina sealt läbi ei lähe. Lööge või maha, ma ei tea, mina sealt läbi ei lähe. Kui ma teadsin, et toas kuskil on ämblik, mina sinna tuppa ei läinud. Minu poest oleks võinud selle maja põlema panna. Päriselt. Koolis ma mäletan, et oli mingi sekund, kus me pidime vist äkki kunstitunnis joonistama ämblikut või. Ja minu joonistamine läks siis niimoodi, et ma suutsin vist äkki mingi peaosa valmis teha. Või ütleme, et võib-olla piirjooned, ma ei tea. Ja siis joonistan ja siis järsku paber lendas, pliiats lendas, kõik asjad. Tardund. Ja ma ei suutnudki seda asja teha. Me räägime meeletust foobiast. Meeletust foobiast. Ja nüüd siis istusin mina seal esikus maas ja harutasin seda ämblikut siis lahti. No ta oli kuidagi traatialad kokku, mida iganes. Ja siis rääkisin sellest oma pojale. Ja ütlesin talle, et see, kuidas mina sain sellest foobiast üle, oli mulle väga suur õppetund, kuidas inimene tegelikult on võimeline tegema ükskõik mida. See on juba teine teema muidugi. Aga point praegult on see. Ma seletasin oma pojale, et ta küsis mu käest, et mismoodi ma siis üle sain sellest, et kuidas ma nüüd täna siin niimoodi olen, et ma suudan selle ämblikuga nagu teda käes hoida. Ma ütlesin talle, et ma sain lapse. Ja ma ei saanud karta rohkem kui minu laps. Ma pean teda kaitsema ju. Minu poeg selle peale ütles, et jaa, sest vanem peab ju hoidma last. Me ei ole varem sellest rääkinud. Vähemalt ma ei mäleta, et oleks. Tõenäoliselt ei ole. Või siis endiselt vahet ei ole. Tema reaktsioon oli ka see, et jaa, vanem peab ju hoidma last. Ta peab ju kaitsema last. Ja siis ma ütlesingi, et näed. Ja lisaks veel see, et ma ei tahtnud, et minu hirm läheb üle lapsele. Sest ma seletasin oma pojale ka ära, et niimoodi need hirmud üle kanduvadki, need foobiad. Kui mina midagi kardan, laps vaatab automaatselt, ahah, see asi on hirmus, järelikult ma pean ka seda kartma. Ma ei tahtnud seda. Ma ei tahtnud, et nii juhtuks. Ja kusjuures tegelikult siis ma veel ei teadnud psühholoogilistest asjadest sellest mitte midagi. See oli kuidagi, ma ei tea, loomulik intelligents. Ja ma lihtsalt mäletan, et ma tol hetkel otsustasin, et ma ei taha, et minu hirm läheb lapsele edasi. Ma ei taha sellist pärandit talle anda. Sest see, et mina kardan midagi meeletult, ei tähenda, et tema peab. Ja mu poeg jälle ütles, et jaa. Sest minu jaoks see võib-olla ei olegi õudne, on ju. Täpselt nii ongi. Järgmine näide. Kui mulle mingi toit ei maitse, üldse ei maitse. Ma ei taha, et minu laps saab sellest info, et järelikult see toit ongi shit. Järelikult see ei pea mulle ka maitsema. Ei. Me peame vanemana teatud mingisugustes sellistes asjades väga teadlikult lähenema. Me ei saa pärandada oma lapsele edasi neid asju, mis on meil. Ja oi, kui lai teema see on tegelikult. Reaktsioonid. Ma tean, et inimene saab kontrollida ennast. Halloo, ma sain foobiast üle. Otsus. Oli küll jah protsess, võttis näitse aega võib-olla, aga ma tegin selle ära sellepärast, et mul oli otsus. Mul
Ma ei saanud ometi karta rohkem seda ämblikut, kui minu laps kardab. Ma ei tahtnudki, et ta üldse hakkaks kartma seda, sest kaine mõistus ju teab tegelikult, et see ämblik on lihtsalt tegelane, kes tegelikult ei tee mitte midagi hirmsat. Ta lihtsalt on. Tema kardab sind rohkem, kui sina teda võib-olla. Võib tunduda teistmoodi, endiselt. Ma tean, et inimene suudab kontrollida ennast. Ma tean seda. Ma ei saa olla maailma ainus inimene, kes teeb mingisuguseid asju või mingisuguseid otsuste ümberhindamisi enda elus. Nii lihtsalt. Ma ei saa olla ainus inimene, kes otsustab, et ma saan nüüd oma foobiast üle. Kellegi teise pärast, lapse pärast. Ma ei saa olla ainus inimene. Ma raudselt ei ole. See ei ole reaalne. Ja ma ei saa ka olla ainus inimene, kes on õppinud kontrollima enda reaktsioone. Jälgima ennast nii palju, et see kuidagi see reaktsioonide haldamine või see minu enda haldamine siis on nii lihtne. Ma olen näinud nii palju inimesi, kes nagu nii tillukeste asjade peale lähevad nii endast välja, et täitsa lõpp lihtsalt. Ja siis ta laps näeb seda pealt ja ilmselgelt see laps võtab selle info, mis ta vanemalt sai ja integreerib selle enda ellu. Ainult palju laiemalt. See ei jää siis ainult ühe aspekti põhiseks ju. See läheb nii palju laiemaks. Kui palju sa lähed närvi mingisuguste asjade peale? Mingisuguste pisikeste asjade peale? Mõtle järgi, kus see närvi minemine tuli. Äkki on sinul ka õpitud käitumine oma vanematelt. Ja ma tean, et see on ainult otsuse taga, et seda muuta. See on ainult see, et sa pead ennast natukene jälgima. Me kõik teame, nii palju on sellest räägitud, me kõik teame, et inimesel on mingisuguse mustri muutumiseks vaja tegelikult suhteliselt lühikest aega. No, pluss miinus oleneb inimesest, on ju. Ja, issand jumal küll, no hommik. See aeg oli vist äkki mingi 21 päeva. Ja päris sügavaks mingisuguseks asjaks oli 3 kuud või? Endiselt tegelikult päris lühikene aeg, kui nii võtta. Terve meie elu mastaabis, see ei ole mitte midagi. Tegelikult see ei ole absoluutselt mitte midagi. Sul ei ole raske hakata ennast niimoodi jälgima ja ümber dresseerima. Selle otseses mõttes ümber dresseerima mingisugustest asjadest, mille sa täie mõistusega saad ju aru, et see ei ole okei. Noh, sest lõpuks, kui sa mingisugust asja järjekindlalt teed, siis see muutub harjumuseks ja sa ei pea enam isegi mõtlema selle peale. Kõik mõtlevad, et mingisuguste harjumuste ja mustrite ümberkujundamine on nagu mingi ilgelt pikk ja tüütu protsess, täitsa lõpp, see kestab umbes terve elu. No, mõne asjaga võib-olla kestabki, jah. Aga see läheb kogu aeg ju lihtsamaks, kuni lõpuks sa teed midagi niimoodi, et sa pane isegi mitte ise tähele. Ja siis ongi tegelikult tsükkel murtud. Sutsu võtab aega ainult. See, kuidas sina asjadele reageerid, see on nii oluline. Okei, kui sa oma ette oled, siis võib-olla tõesti sul lapsi ei ole, kedagi ei ole, elad jumalast üksi, on ju. Et siis ei ole nagu nii katastroofilise selle vajadusega see mingite asjade jälgimine ja muutmine. Aga sel hetkel, kui sa saad lapse, sa peaksid nii palju ümber hindama, nii palju ümber mõtestama ja ümber mõtlema, nii palju otsuseid vastu võtma, nii palju muutma.
Need on kõik need ilmselt need asjad, mida keegi lapse saamise juures ei räägi, et ja saame lapse nii on mingid siuksed asjad. Aga tegelikult sellega tuleb päris palju siukseid asju, millega ei oska arvestadagi, millest mitte keegi ei räägi. On jah ilus aeg see lapse saamine ja võib jah raskeks minna ja nii on ju. Aga me oleme selle lapse saamise kuidagi, ma arvan, nii ära ilustanud, et meil ongi nüüd tänapäeval meeletu hunnik lapsevanemaid, kes avastavad järsku, et täitsa pökkis, ma ei saa hakkama. Ma ei saagi hakkama. Appi ta käitub nii, appis on nii hoopis või? Ta jonnib, issand, appi. Ja mitte keegi ei ole rääkinud sellest, et tegelikult see on ikka fucking töö. See on ikka raske. On jah neid ilusaid sekundeid küll, aga see on ikka raske. Mida kõike sa pead teistmoodi tegema. Mis kõik sul ära jääb, mis kõik sul muutub. Ma arvan, et me peaksime siukest asja ka hästi palju hakkama uuesti rääkima või siis nagu rõhutama, et jaa, okei, see beebi on nunnu. Aga oi. Kas sa oled valmis selleks vastutuseks? Kas sa oled valmis enda ümberhindamiseks? Kas sa oled valmis enda mustrite muutmiseks? Kas sa oled valmis arvestama järgmised, issand jumal, kui kaua aega sellega, et sa ei tohi enam mingeid asju teha nii, nagu sa siiamaani oled teinud. Näiteks tillukeste asjade peale reageerimised. Sest võib-olla keegi ei mõtle selle peale. Võib-olla keegi pole enne mõelnud selle peale. Aga sellest, kuidas sa reageerid faktile, et su kohvi tilgub maha, sellest oleneb tulevase inimese terve maailma pilt. Sellest ühest hetkest, kuidas ta näeb, et sa reageerid mingisugusele asjale, sellest kujuneb välja kogu tema maailma asjade peale reageerimine võib-olla. Ma ei leia, et ma üle pingutaks. Päriselt ka. Jah, see ongi nii tõsine asi. Jah, sinu otsustest ja sinu asjadest, mida iganes sa teed, sellest olenebki täpselt nii palju ja võib-olla veel rohkem isegi. Ja ma tean, et sa ei ole osanud sellega arvestada. Ma tean, et sa ei ole mõelnud selle peale. Sest keegi räägi sellest. Me jõuame sinna hetke ja siis me avastame. Või siis tagant järgi avastame. Mis on natukene crazy koht, kus olla, aga juhtub. Sa pead mingisugused oma reaktsioonid ümber hindama. Sa ei saa lubada seda, et sa sõimad nead terve maailma, ma ei tea, kuskile põrgu põhja ära, mingisuguse tillukese asja pärast, mis juhtus. Te olete kindlasti näinud neid inimesi, kes, ma ei tea, stiilis pastakas kukub maha ja tegelikult see ei ole okei. Ja mis põhiline? Asi ei ole ainult isegi mitte meie kodus, meie lastega. Meil on nii palju lapsi ümber, keda me ei näe. Sest iga kord, kui me liigume kuskil ringi, poes, tänaval, ühistranspordis, ma ei tea, kus iganes autoparklas on ju, mingi laps kuskil näeb meid. Ja kui isegi ta ei lähtu oma reaktsioonides ja mingisugustes asjades, mitte kui isegi, vaid tegelikult ta ei lähtugi. Me võime küll öelda, et kodu mõjutab meeletult palju, aga tegelikult on fakt see, et lapsed õpivad ka tervelt ühiskonnalt. Kõik käitumismustrid, mida ta kuskil näeb, kõik kujundab teda. Nii et kui sa vihastad, ma ei tea, reageerid üle, lihtsalt reageerid üle mingisugusele tillukesele asjale, mingi täiesti suvaline laps näeb seda ja mõtleb, et okei, võib-olla nii pidigi, võib-olla nii peabki. Või siis kõige hullem asi, see on jumala äge reaktsioon ju tegelikult, adopteerin ära, ma edaspidi käitun ka nii. See on jõhker, kui palju üks täiskasvanu suudab täiesti suvalise võõra lapse elus muuta. Lihtsalt oma käitumisega. See on lihtsalt jõhker.
kõige õudsem ongi see, et me tegelikult tänapäeval tegelikult juba ammu, on ju. Me ei saa enam rääkida ainult sellest, et kodu on süüdi ja kodu kujundab hästi palju. Meil on lastel telefonid, meil on internet ja see internet on kodus. Kodu mõjutab hästi palju. Internet on kodus, terve maailm on sellel lapsel kodus. Ja nüüd mõtle uuesti, kodu mõjutab hästi palju. Vanemad, kes on kogu aeg tööl, vanemad, kes on kogu aeg emotsionaalselt kaugel, vanemad, kes ei ole kätte saadavad, vanemad, kes ise scrollivad ringi, vanemad, kes ei viitsi enam lapsega mängida, käia kuskil, sest ma olen nii väsinud või mul on vaja see asi lõpuni vaadata või ma ei tea, kuskil postitada või scrollida või mida iganes. Või vanemad, kes on oma suhteprobleemidega nii hõivatud, et nad ei tegelegi oma lapsega. Nad ei näegi last, see on kõige väiksem asi üldse nende elus, sellepärast, et mu mees on, ma ei tea, mida iganes, on ju. Jaa, kodu mõjutab last, sest terve maailm on lapse kodus. Terve maailm mõjutab last. See on fakt. Ma olen ise nii palju nagu sellega maadelnud, et ma tegelikult ei ole väga isegi üritanud ümber lükata seda, kuigi võib-olla isegi peaks, et kodu mõjutab last. Mul on mega raske oma lapsi kasvatada nagu normaalseteks, kultuurseteks inimesteks, kui nad tulevad koju mingisuguse adopteeritud idiootsusega. Aga tema käitub nii. Aga temal küll on nii. Aga tema vanemad küll, mida iganes. Issand, kui raske niimoodi on. Või siis, kui sa üritad oma lapsele mingisuguseid reegleid, mingisuguseid asju selgeks teha, midagi selgeks õpetada, ja siis õpetaja teeb hoopis teistmoodi. Ja ta veedab nende õpetajatega ju terve päeva tegelikult koos, mitte kodus. Võttes arvesse, kui palju laps tegeleb igasuguste asjadega, mis on tal kohustus, on ju, kool, õppimine. Palju see vanem reaalselt seal juures siis on? Ja meeletub palju vanemaid käivad üleüldse niimoodi tööl, et nad ongi 12-13 tundi kodust ära. Vanem mõjutab lapse käitumist või? Ei. See on nii vähe, mis see vanem tegelikult teha saab. Ühesõnaga, hakkas jutt mul siis sellest peale, et sinu käitumine mõjutab, on ju. Jah, see aitab kaasa. Aga põhipoint on selles, et see lähebki ikkagi niimoodi nii laiaks, et tegelikult sa peadki ümber hindama enda juures igasuguseid asju, sest su ümber on võõraid lapsi igal pool, kes kõik sinu mingisugustest käitumisest saavad endale mingisuguse meil on inimesena nii suur vastutus olla inimene. Vot. Nende reaktsioonidega seoses veel. Ma soovitan siiralt tõesti järgi mõelda seda, kus sinu reaktsioonid tulevad, kus nad pärinevad, kus nad alguse said. Miks sa nii reageerid? Sellepärast, et see, et sa lähed pastaka maha kukkumisele või kohvi üle tassi ääre maha loksumise peale närvi reaalselt, sellel on ju põhjus. Sa ei ole seda kogu aeg teinud, sa lihtsalt mäletad, et sa oled seda kogu aeg teinud. Sa valid mäletada, et sa oled seda kogu aeg teinud. Tegelikult ei ole. See sai alguse kuskilt. Kust see alguse sai? Ja äkki see ei olegi sinu reaktsioon. Äkki see on sinu vanema oma. Äkki see on mingi täiskasvanud inimese oma, keda sa tänaval nägid. Äkki see on mõne sinu sugulase oma. Äkki sa lihtsalt adopteerisid selle mingi liiks põhjusel, sest sel hetkel see tundus äge. Sel hetkel see tundus okei. Aga mõtle nüüd päriselt järgi. Kui okei see on?
me oleme võimelised tulema WC-st ära niimoodi, et tähendab, me ei ole võimelised tulema WC-st ära niimoodi, et me ei pühi oma tagumikku, eks ole. Järelikult peaks sellised ülereageerimised samamoodi väga no olema. Sest seal ei ole põhimõttelist vahet. Kui üks aspekt on väga ei, siis selle sama põhimõtte saab enda jaoks ka tõlgendada ümber mingisugusesse teise olukorda. Kohvi loksub maha. Väga ei on käituda nagu maailma lõpp on käes. Lihtsalt kanna üks põhimõte ühest aspektist. See perse pühkimine üle sinna teise olukorda. Programmeeri selles mõttes ümber ennast. Tegelikult see on lihtne. Oleneb inimesest muidugi. Aga võttes arvesse, mida mina tänaseks olen õppinud enda 40+ aastat eluaasta jooksul, siis inimene on ikka kuradi paljuks võimeline. Kuradi palju on inimene võimeline ennast ümber hindama ja ümber programmeerima, ümber dresseerima. Kui sa suudad oma koera panna sitsima ja oma lapse potil käima, lõpuks ülikooli ei ole keegi veel mähkmentes läinud, on ju, siis sa suudad iseennast ka ümber kasvatada mingisugusest lollusest. Väga lihtne. Nii et, jah. Ma tegelikult räägiks veel, aga mul siin väikese segav faktor on see asjaolu, et mul hakkab tühjaks saama. Ja mul ei ole mitte mingit võimalusi lähedale laadima panna. Nii et, jah, seekord siis nii. Ja ilusat päeva sulle. Tšau.